No sa ei pea otseselt kaamerasse vaatama, sa võid vaadata ka kaamera kõrvale, siis jääb mulje, et sa vaatad nagu otse inimesele, kelleks sa räägid. Kuidas ma räägin telliskivisse? No miks mitte? Ma pole enne seinaga rääkinud. Istu sinna, jah. Võib küsida või? Milline on sinu suhe veritsushaigustega? Meil on perekonnatraditsioonid, pikaajalised, vähemalt 5 põlve tagasi on teada, et mina olen kandja. Ja siis on, vennad on haiged, vanaisa oli haige ja mu poeg on. Kuidas mõjutab veritsushaigus sinu elu? No, mõnes mõttes ta on üks osa minu elustiilist tegelikult. Et üks osa sellest elust ongi see veritsushaigus, et ma olen ta nagu omaks võtnud ja eks ta ongi mulle teinud selliseks, nagu ma olen. Kas siin üldse elus mingid piirangud saadud? Inimene saab ise omale piirid. Päriselt lihtsalt ongi ju võimalused on teistsugused, et sa pead nagu mõtlema nagu teistele asjadele, kuidas neid asju teha. Aga et piirid seab inimene ise endale. Et kas ma tahan seda teha, kui ma tahan, siis ma mõtlen, kuidas teha. Kui ma ei taha seda teha, siis ma leian vabanduse, et sellisel juhul annab ta nagu hea võimaluse vabanduseks. Et ma ei saa seda teha. Mul on lihtsam siis. Kuidas leidsid hemofiiliaühingu? 22 aastat tagasi, kui pojal diagnoositi hemofiilia, kui ta oli 7-kuune. Et siis see eelmine ühingu juhataja kutsus mind kohe suvelaagrisse. Sisuliselt see oligi nagu suvelaager toimuski kuu aega peale selle diagnoosi saamist. Ja siis ma läksin kohale, jah. Kuidas seda ka teadsid? No tegelikult olid mul vennad juba ennem käinud laagris. Aasta või paar enne olid nad käinud juba. Ja kuna siis oli Tartus oli, sel ajal oli see Ade Kallas, kes oli juht sel ajal, ta töötas samas osakonnas, kus see diagnoosimine ja ravi toimus. Nii et oli nagu kitsas ring, kus sai kohe nagu info kätte. Milliseid võimalusi ühing on sulle andnud ja annab? Ühing on andnud, kuna see hemofiilia on ikkagi niivõrd haruldane, et siis kõik see teadmised, mis ma olen saanud selle kohta, on just olnud ühingu kaudu. Et tihti olen ise arste juhendanud ja ka see, et ükskõik mida ma tahan, kui ma tahan nagu mingisugust uut ravi teada või mis iganes, eks ole, et siis ühingu kaudu mul on võimalik, mul on ligipääs nagu nendele materjalidele, et ma saan minna kuskile väliskonverentsidele. Ma olen hästi palju saanud reisida tänu ühingule. Ja ka see, et see ühing on võib-olla ainukene koht, et kus minu peres on muidugi palju, eks ole, 4% hemofiilia A-haigetest kuulub meie perre. Et meie kohtume ikka. Aga et see on nagu see, kus on võimalik kohtuda teiste veritsushaigustega inimestega. Sest meil on ikkagi niivõrd vähe, muidu arsti ukse taga kohtub ikkagi väga harva. Teadmine, et teised on olemas, on nagu päris tegelikult toetav ja hea. Mida saavad ühingule pakkuda uued liikmed, kellel puudub varasem kogemus selle valdkonna ühistes tegevustes? Ma arvan, et iga inimese juurde lisandumine esiteks juba pakub seda, et tekib nagu endal see optimism, et see ühing on vajalik, et see ühing läheb edasi kuhugi. Kui jäävad ainult vanad olijad, siis mingi hetk on ju elukaar teeb oma töö ja inimesed surevad ära. Aga et see uute lisandumine näitab seda, et me oleme nagu elujõulised. Ja uus liige on tõenäoliselt ka uue mõtlemisega. Iga inimene mõtleb erinevalt. Mida rohkem on kaasamõtlejaid, seda erilisemaks me oma ühingu teeme. Mitmekülgsus. Me muutume. Et kui üks inimene jääb ainult nagu dikteerima, mis peaks toimuma, siis see toimubki ainult ühte moodi. See ei tähenda, et uus liige peaks kohe hakkama nagu midagi peale tegema, vaid ta saabki enne aja, et mis praegu toimub, vaadelda, mõelda ja siis kui ideed tulevad, siis on võimalus neid rakendada.